Ilmselt üks kõige enam tsiteeritud laule Vana Testamendi raamatust on laul 23. Kindlasti tuntud laulud on laul 91, 103, laul 100, 139 ja mitmed veel, mida tihti tsiteeritakse, aga laul 23 on ilmselt tuntumaid ja Taavet kirjutab seda laulu öeldes nõnda. Jehova on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind, tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse röövastesse oma nime pärast. Kui ma ka kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, sinu kepp ja su sau, need trööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastase silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta eluajaks. Meile meeldivad need lõpuread siin, kas pole nii. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik minu elupäevad. Aga selleks, et käia Jumala headuses ja helduses, tuleb meil täita ka selle psalmi esimest osa, kus Taavet ütleb, Jehova on mu karjane, mis tähendab seda, et kui Jumal juhib minu elu, kui püha vaim juhatab mind, ma tahan järgida tema tahet ja olen talle sõna kuulelik ja teen selle oma prioriteediks, et kuulda tema häält ja täita tema tahet oma eluga, täita tema kutset, käia tema põhimõtete ja väärtuste järgi, mida ma leian muidugi piiblit lugedes. Ja kui püha vaim mind juhib spetsiifiliselt, mis iganes valdkonnas, näiteks andmise valdkonnas või andestuse juures või kellegile midagi tegemise juures või minna kellegi juurde ja julgustada kedagi, väiksed asjad või suured asjad, vahet pole, siis Jumal on minu karjane. Ja Taavet ütles, et mul pole siis millestki puudust, mis räägib Jumala üleloomulikust varustusest. See räägi sellest, et Jumal lihtsalt täidab kõik minu ihaldused, aga see räägib sellest, et kui ma kõnnin Jumala kartuses, siis ma olen rahulolev sellega, mis parasjagu on. Apostel Paulus ütles, et ma olen harjunud olema jõukuses ja ma olen harjunud olema puuduses, ma olen iga olukorraga toime tulnud, ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Ja see on see, mida Taavet siin räägib. Ta ütleb edasi, et haljale aasale paneb ta mind lebama. Ilmselgelt haljas aas räägib kõige parema kvaliteediga rohumaast. Ja aas kui selline võimaldab seda, et sa näed, kui juba kaugelt tuleb hunt või tuleb miski või keegi, kes tahab rünnata karja. Nii et see on ka turvalisuse paik. Hingamise veele saadab ta mind. Teatavasti lambad ei taha väga kiirest veest juua. Nad vajavad sellist seisvat vett või aeglaselt voolavat vett, mis räägib meile sellest, et selles kiirustamise maailmas, kus me täna elame, kus inimestel on vaid moment, et visata pilku millegile, nad teevad otsuse ära mõne sekundiga. Pole aega isegi kuulata podcast'e lõpuni. Kui see ei köida meid mõne esimese hetkega, siis me ütleme, mul pole huvi, mul pole aega. Aga Jumal kõnetab meid, kui me oleme maha rahunenud. Mäletad, Eelia, isegi kui ta oli seal Horebi mäel, maavärin, tuli ja suur torm käis sealt mööda ja Jumalati on nendes suurtes valjudes asjades, vaid kui vaikne sahin oli tema kõrvus, siis ta tundis, et Jumal oli selles. Ja tõesti, me vajame maha rahuneda selleks, et Jumala häält kuulda ja sellepärast on igat päeva mõistlik alustada vaikse ajaga. Ja vaikne aeg selles mõttes, et ma lülitan ennast välja maailmast, aga ma
häälestan ennast, tuunin ennast Jumala hääle lainele. Ja kui Jeesus õpetas meid paluma, et anna meile meie igapäevast leiba tänapäev, siis ma ei saa seda paluda terve nädala peale ette või aasta peale ette. Tänapäev viitab sellele, et iga päev ma palun Jumala varustust, mis viitab tarkusele, juhtimisele, instruktsioonidele, kaasa arvatud sõna otseses mõttes varustusele, mida ma vajan. Ja Taavet ütleb siin, et Jumal juhib mind tema last sulast haljale aasale parimasse paika ja hingamise veele saadab ta mind. Ja ta lisab siin, ta kosutab mu hinge. See räägib hinge taastamisest või algseisu viimisest. Nüüd me kõik kõnnime aeg-ajalt läbi keerulistest elufaasidest, kus press ja surve tunduvad välja kannatamatud või teinekord läheme läbi sündmustes, mis haavavad meid, teevad meid katki seespidiselt ja me püüame koos püsida. Me kõik teame neid aegu. Taavet ütleb, kui ma olen Jumala ligidal, siis tema taastab minu hinge. Sel hetkel, kui sa kõnnid ühest valusast eluperioodist läbi, sul võib tunduda, et see ei lähe kunagi enam heaks, ma ei ole kunagi enam seesama, mu hing ei saa kunagi terveks, aga Jumala tõotus siin on, et Jumal kosutab, taastab sinu hinge, võiks öelda tehnika maailma sõnavaraga reset või restart, uuesti pannes käima asjad, aga selleks on vaja tulla tema ligi, lasta temal teenida meid ja julgustada tõsta meid. Ja ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast, nii et on üks õige viis asju teha. Kunagi üks vend ütles, et Jumala tarkus alati käib koos Jumala õigsusega. Ehk kui see asi ei ole õige, õiglane, siis see ilmselgelt ei ole Jumala tarkus, võib-olla on kaval nipp, võib-olla on viis süsteemi üle kavaldada või ära kasutada mingisuguseid tühje auke süsteemis, aga see ei ole mitte tingimata Jumala tarkus. Ta juhib mind õiguse rööbastesse, asjad peavad olema ka õiged, siis nad on targad asjad oma nime pärast. Salm 4 ütleb, et kui ma ka kõnniksin surmavarju orus. Inglise keeles though I walk, ehk kuigi ma lähen läbi surmavarju orust, mis ei räägi sellest, et võib-olla, vaid et igaüks meist ühel või teisel ajahetkel kõnnime läbi rasketest eluaegadest. Lihtsalt selles elus keerulised ajad on sisse kirjutatud. Keegi meie lähedane lahkub, mingisugune diagnoos tabab meid, mingi sündmus satub meie teele, mis muudab meie elu kulgu, paneb meid teistmoodi mõtlema või asju ümber mõtestama. Ja asju juhtub finantsiliselt, suhete maailmas, meie lähedastega, meie unistused võib-olla ei lähe päris nii, nagu me lootsime ja me peame suutma toime tulla nende asjadega. Nii et ütleb siin, me kõnnime läbi surmavarju orust. Aga see hea lugu on see, et sa kõnnid sellest läbi. Ja see on üks elu tähtsamatest võtmetest. Lihtsalt jätkata kõndimast. Kui täna siin sajaks vihma ja ma kõndima hakkan, siis varem või hiljem ma kõnnin sellest tsüklonist välja ja sinna, kus jälle päike paistab. Loomulikult pilved liiguvad ka ja lõpuks pilved liiguvad ära minu kohalt, aga ma toon selle näite selles võtmes, et kui sa kõnnid edasi oma eluga, jää seisma kaotusesse, jää kinni sellesse ebaõnnestumisse, sellesse õnnetusse, sellesse tragöödiasse, sellesse draamasse. Lihtsalt jätkad kõndimaks, siis kõndimine ise on eluteraapia ja kõndimine võimaldab sul hoida pilgu eespool, vaadata visiooni peale, mitte niivõrd selle peale, millest sa läbi lähed. Sul on lootus, et ühel nendest hetkedest sa oled sellest olukorrast väljas, selle olukorra mõju ei ole enam nii intensiivne sinule, sa kasvad sellest välja, kasvad sellest üle ja lihtsalt kõnnid välja sellest, kasvad välja sellest, kui ma ka
kõnniksin surmavarju orus või läbi surmavarju oru, nagu ütleb ingliskeelne piibel. Ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Ja sõbrad, see on piisav, kui Jumal on sinuga, sinu elu situatsioonis, sinu paadis, vee peal kõndides, kus iganes sa oled. Kui ma tean, et Jumal on minuga, siis ma suudan läbi kõndida igast faasist. Su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Kepp ja sau räägivad muidugi karjase varustusest, millega ta lambaid aitab. Näiteks kui keegi kuskil kinni jäänud, siis tõmbab selle kepiga tagasi või. Aga vaimulikus perspektiivis me võime rääkida siin sõnast ja vaimust. Jumala sõna ja Jumala vaim. Need trööstivad mind, julgustavad mind. Tõepoolest, iga päev, kui sa piiblit, Jumala sõna loed ja Jumala vaimu häält kuulad, sa ei saa parata, et saada julgustatud. Isegi kui sõna ja vaim meid korrigeerivad, siis selle lõpptulemus on julgustus. Ma saan julgemaks. Ma saan oma eluga liikuda edasi. Sa katad mu ette laua, mu vastase silma all. Ümberringi on väljakutsed. Ma olen keset kriisi. Ma olen tõeliselt kitsas olukorras. Ma ei tea, kuidas siit edasi minna. Ja kõiges selle keskel just nimelt seal Jumal ilmutab oma suurust. Just seal ideed tulevad sulle pähe, mida sa iial ennem ei oleks mõelnud. Sa oled dilemmaga silmitsi, sa ei tea, kuidas kräkkida seda lahti olukorda, kuidas murda seda situatsiooni, kuidas seda valemit lahti arutada. Ja seal Jumal näitab sulle midagi, ilmutab sulle oma valgust. Tõepoolest, valgus paistab ju kõige paremini pimedas. Ja kui vaenlane on ründamas meid, siis selle keskel Jumal ütleb, ma näitan oma parimat. Kui vaenlane tuleb oma suurima rünnakuga, ma näitan, mida minu käsi suudab teha. Nii et kui sa seisad silmitsi täna millegiga, mida võiks kirjeldada kibedaks rünnakuks, vastase vastuhakuks sinu elu suunas, siis oota ära Jumala parim. Ja mida Jumal selle keskel teeb, on, mida Taavet ütleb järgmises salmis, sa võiad mu pea õliga. Jumala võidmine tuleb sinu üle. Muuseas, sa ei vaja võidmist lihtsalt heaks enesetundeks. Sa vajad võidmist, kui sa seisad silmitsi ühe suure ülesandega, mis on suurem kui sinu võimekus, sinu jõud. Võidmine räägib austusest, võidmine räägib välja valimisest, võidmine räägib sellest, et Jumala vägi hingab sinu peal. Sa võiad mu pea õliga ja mu karikas on üleni täis. Kui karikas on täis, siis on külluslikult. Sul on piisavalt. Sa ei ole puuduses. Sa oled enam-vähem püsin elus, vaid karikas on täis. Või inglise keeles jällegi, et see voolab lausa üle, mis tähendab seda, et ka teised saavad sellest heast osast. Ja siis ta ütleb ainult headus ja heldus. Just ennist ta rääkis siin surmavarju orust, ta rääkis siin ohtudest, aga ta ütleb, ma ei näe midagi sellest, mida ma näen, on kuidas Jumala headus ja heldus kõikides olukordades tuleb esile. Lõpuks ma saan öelda, et ainult headus ja heldus järgivad mind kõik minu elupäevad. Ja Taavet ütleb, ma annan veel kord teada oma otsuse ja deklaratsiooni, et ma jään Jehova kotta eluajaks. Jumal on minu karjane, ma järgin teda ja selle tõttu need head asjad tulevad esile minu elus. Kui Vana Testamendi päevil Jumal hoolitses oma rahva eest ja Taavet kirjeldas Jumala hoolekandest tema suhtes, kui palju enam meie, kes me oleme sündinud temast. Jumala vaim elab meie sees ja juhatab meid. Me oleme uues lepingus läbi Kristuse vere,
kõikvõimsa Jumalaga, kellest on saanud meie taevane päris isa. Et Jumal ei peaks õnnistama ja heldelt oma armu välja valama sinu ja minu ellu. Ja sõbrad, sellest teadmises me võime astuda sellesse päevasse ja olla tänulikud talle ja kiita ja ülistada tema nime. Hei sõbrad, ma tänan teid, kes te seda kanalit vaatate ja eriline tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ja mõningad sõbrad, kes on aidanud mul videosid töödelda ja filmida asju üles. Aitäh sulle, Samuel. Margus, tänan sind, et sa aitad töödelda videosid. Ja suur tänu, Marti, sulle, et sa oled olnud kaasas selle projektiga. Suur tänu, Piret, sulle, et sa aitad kaasa. Ja teised, kes on toetanud, laikinud, subscribe inud, jaganud seda oma sõpradega. Suur tänu teile kõigile.